Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Kogu tõde kuulutavad Eigo Kaljurand, Madis Kalvet ja ekspert Andres Ooper. Avavile annab Olipet. Tervist. Taaskord Delfi 4. korrusel on rottu tulnud jalgpallistuudio. Taaskord räägime jalgpallijutte. Ja nagu ma siia grillile peale ütlesin, siis seekord stuudios Kaljurand, Ooper ja mitte Täll, vaid Kalvet. See võib-olla isegi natuke läheb jäädavat selline lahendus sestab seepärast, et Karel Täll otsustas minna jalgpalliliitu, Eesti jalgpalliliitu raha tooma, Eesti jalgpalliliitu suureks tegema ja kuna meil üks ekspert on nagu nii otsapidi Andres Ooper jalgpalliliidus sees, siis ma ei saa teha kahe sellise koalitsiooni mehed ja mul läheb vaja Kalvet mõistad sa ühte sellist ka mõistliku jutuga meest, et kes vahepeal aitab. Aga Kalvet, oled vist enne käinud, et midagi hullu ei ole, et meil lähebki vaja, vaata, kuna ma selline, seda mehed ei nuta stiilis, mina ja Jaan Martinson, Persel Segaster ja Andres Ooper on rõiketead ja Peep Pahva ekspert ja meil läheb vaja mõistushäält, et sa siis oled, hetkel pead olema see Tarmo Paju mõistushääl, et kui liiga laperdama lähed, siis tõmbad natuke maha. No tervist ja nagu Eigo ütles, et olen paar korda varem käinud ja ma usun, et saame hakkama. Saame hakkama, nagu ikka väiksed tehnilised probleemid, mis on hea. See Delfi stuudios mul meeldib, et tõmbab närvi ära, aga saate formaat lihtne. Ma hommikul jalutades mõtlesin välja 15 küsimust Eesti jalgpallist, mis mul siin on olnud. Neist 10 on seotud meistriliigaga, mõned ka kodusele presidendi valimise Aivar Pohlaku teemaga. Tead, ma alustab siis Pohlaku asjadest, mis seal ikka. See siin vahepeal mees valiti kuulsaks UEFA täitevkomitee liikmeks. Vahepeal tuli ka Kalvet selline huvitav story. Ma lihtsalt mõtlesin, see on ajakirjandusvaadet natuke algusesse ka. Et Juri Fischer rääkis ja rääkis üks kohtunik veel ja siis oli paar anonüümset, et näed, et Aivar Pohlak mõjutab Eesti jalgpallis kohtunike määramisi. Ma olen suur Juventuse fänn, et paljud arvavad, et Juventus visati seeriast välja sellepärast, et ta maksis kohtunike kinni, et ta rahad liikusid. Ei. Juventus visati seeriast välja ja mitu klubi said miinuspunkte sellepärast, et nad üritasid mõjutada kohtunikke, kes nende mängudele, nad tahtsid rääkida kohtunike määrajaga ja see on kõige suurem vale asi üldse. Meil nüüd laiasastus juhtus sarnane asi, aga see nagu ei ole Eestis üldse skandaal. Tee mulle Kalvet mulle selgeks selline asi, et mulle tundub see nagu suur pahandus, et tõesti kohtunikud oma nimelt räägivad, on selline mõjutamine olnud, aga samas, ma ei tea, Postimees 0, Õhtuleht 0, Soccernetis väike refereering, mis visati kohe umbes 15 kohale, et on nüüd nulliringi, ei olegi, polegi teemat. Kuidas see nii meil on? Et kas meil jalgpall on nüüd nii metsas, et selline asi on, et pole skandaal, last olla? Kohe alustuseks väga keeruline küsimus, et teiste eest on selles mõttes nagu raske rääkida, et miks teatud meedia väljaanded vastu otsuse tegid, et seda mitte kajastada. Samas ilmselt on seal neil kindlasti mingid põhjused, miks seda ei teinud. Et seal on kaks meest rääksid oma nimega, osad olid anonüümsed. Lõpuks ongi natukene praegu on sõna vastu olukord, et reaalseid, ma ei tea, ei ole mingit telefonikõne lindistust või mingit sellist asja nagu, selles mõttes jah. Nagu Juventusel oli. et võib-olla jah, seal nagu nagu ütlesin, ongi natuke praegu sõna vastu olukord see, et nagu ma aru olen saanud, siis Juri Fischeri puhul oli ka see, et seal mis ma ütlen seal, et vist on olnud ka mingi, ma saan mängijatega tal mingeid selliseid teatavalt konflikte, et vist mingi osad mängijatega pole just väljakul hästi läbi saanud ja seal vist on saanud seda tausta võib-olla rohkem kui seal artiklis nagu oli, et jah, kokkus keeruline olukord, jah. Keeruline olukord. Andres Ooper, selline sina kui meediatarbija küsimus. Ma vahest hakkan mõtlema sellele. Me kõik ka enda seisukohast, me kõik hästi neutraalselt kajastame kogu seda presidendi valimist, et keegi nagu meedias väga nagu avalikult poolt ei võta.
Andres Opper, kas sind reaalselt lihtsalt lugejana, kas sind nagu huvitaks näiteks, kelle poolt on Kaljurand, mida tema arvab, kelle poolt on Kalvet, kas pigem on see, et on hea see, et Kalvet hoiab neutraalset joont, eks ole, või pigem võiks ootaks seda meediast, et tuleks avalikult, et lihtsalt, et kelle poolt mina, kas mind pigem huvitaks või pigem mitte? No kui see lahatakse lahti nii-öelda, et mis need plussid-miinused on kummagi kandidaadi kohta, palun väga, et huviga loen kohe, et ma arvan, et see asi on ka, tundub natuke selline valimiste nagu selline ralli käigus üles kistud asi, et ma ei oska ka ja ei oska ka seisukohta võtta, et kui palju seal tõtt või mitte on, et sõna vastu ta on ja osad ütlevad, ei ole midagi sellist on, teine ütleb, et on noh, ei taha kellegi peale küll kindlasti näpuga näidata. Sina ei pea Opper, sul on lihtne, et sina püha neutraalsus meil aru saada. Täpselt, et seda niikuinii, aga... Anna, kas jah? Ei, aga mina loeks ja huviga ikka, et selles mõttes kindlasti. Ja teeme viimase, mis see seis reaalselt tundub teile või siis Kalvet sulle, et üks pool Klaavan ütles, et tal on 40 häält koos, teine pool, Pohlak ütles, tal juba ammu 70, nagu arvud ei klapi, nagu peaaegu. Kuskil on error sees, kumb pool nagu ülehindab seda, et ma ütleks, et siin tundub, et käivad sellised kõvemat sorti mõttemängud nagu tihtipeale jalgpallis peatreenerid enne mängu, et sina oled soosik, ei, sina oled soosik. Praegu on pigem nagu samamoodi, et kui mul on, kui seda Klaavani videot vaadates ta ju köksis palli seal, kas ta oli 43, 44, 45 ja see oli pallivõrk, ütles, mul on juba 40 toetaja, et selles mõttes väga siuke peenelt tehtud muidugi Aivari käest ja siis küsisin pärast seda UEFA valimisi ka, et mis tema arvab sellest, tema arvamus on see, et 40, et nagu mingi nali, et kindlasti ei ole, et eks see nagu mõlemalt poolt nagu selles mõttes surutakse, et oma agendat nagu peale, et eks ta natuke avalikkusega mängimine on, ma arvan, mõlemalt poolt. Mul üks küsimus tekkis, kas see, et mulle hästi palju küsimuse ajal tekib, sa oled võib-olla hea Talve, et sa seal räägid rohkem inimestega, see, et presidendi valimised Eestis viibisid, reaalselt viibisid, pidi olema aasta algus, otsustati, teeme suve alguses. Kas kui palju oli see seotud sellega, et üks mees kandideeris UEFA täitekomiteesse, mis on, tegelikult on trumpkaart, ma arvan, kui sa oled 50-50 ja sul üks mees ütleb, ma olen siin UEFA-s ja saan asju mõjutada, kas sul jääb ka mulje, et jalgpallis tehti ikkagi selles mõttes, et vahet pole see juhatus tegi ikkagi selles mõttes 1-0 nagu selles plaanis Klaavanile ära, et selle asjaga viivitati nimme, et üks mees saaks selle asjaga lauale tulla või ma olen liiga suur vandenõuteoreetik. Selles mõttes oli ju aastaid see, et oli märtsi lõpus oli see üldkogu ja see oli sellest ju ka selles põhikirjas kirjas, et peab olema. Nüüd juhuslikult teeme... See võeti kusjuures paar aastat tagasi ära, mitte see ei olnud nüüd see kevad ja võeti paar aastat tagasi ära juba. Aga samas mõtlen ma ju Aivari käest seal Moldovas koondise reisi ajal küsisin ka, et kas need omavahel olid seotud, see edasi lükkamine sellega, kusjuures ta ütles, et see vastus oli umbes see, et tegelikult vist ei ole, aga samas neid ei oleks olnud mõistlik samal ajal teha. Et selles mõttes ikkagi andis nagu mõista, et tehti ära ära tehti, aga selles mõttes kahte kampaaniat korraga ei ole mõistlik teha, nagu ta ütles. Igas nalja saab, et selles mõttes, et vist on teada, et suur kärajad tulevad vist mai alguses, siis saab jälle möllu. Mis sa paned, mis sa selleks Klaavani võiduprotsendiks Kalvet praegu paned? Eks ta seal tundub olevat selline 15 juures 15%. Eks ta just on, jah. Kas sa tahad hakata veel protsendi üheks? Ei taha, kas sulle ei meeldi see? Keegi peaks olema vist protsendi vees, kes suvalt ütleb protsent. Ütleme nii, et ma nüüd viimaste arengutega ei ole nii täpselt kursis, et mis see Klaavan Leer kaugele jõudnud on, aga mis on alati nagu selle alguses peale huvitav olnud, kui mõlema Leeriga olen rääkinud, mõlemad juba enesekindlad. Mõlemad kuidagi usuvad väga, et kas see on nii-öelda nagu lihtsalt väljapoole kuvatud enesekindlus või see on nagu päris enesekindlus, seda on nüüd nagu raske kindlaks teha, aga ütleme, paneme 20 praegu siis. 20. Jah, sellised jutud said see alguses ära tehtud, et ega seal mingit sai ära fikseeritud, et siin 2 nädalat ei räägi, mõnikord juhtub 2 nädalal midagi, see kord just nii palju, et selles mõttes, et seda võibki jahuma jääda, aga kuna me tahame siin ikkagi tunniga selle saate ära teha, siis räägime jalgpallist ka. Igatahes formaat seekord lihtne.
sel ajal, kui viimati koos olime, vahepeal olid koondismängud, peale seda me polegi koos olnud. Vahepeal kuulsad meistriliiga voorud, üks oli mõnus kevadine, sai ise käidud 2 mängul, kui mõnus selline tunne, ja siis tuli selle nädala voor, kus ütleme ausalt, mina õue ei läinud, kuigi olid väga head mängud, et aitab küll ja ma vaatan, inimesed üldse vist ei läinud, et seal see Flora Rally tõi 300 inimest, ülejäänutel mingi 150, et see on selline veitsa ütleme ausalt piinlik number. Ma teen vana korvpallivõrdluse, lõin need numbrid kokku, seal oli paaril mängul üksikul hooajal oli 150, need ikka teile Tartu mängud märjamal enam, et see on see tulet või selle, ma ikka teen tulet, kui klubis 150 inimest ainult kotib, see on ikka piinlik. Aga ma hakkan tabelist enam tagantpoolt tulema, mul on iga klubi kohta tekkinud ka küsimus, loen ette, mitu punkti tal on, loen ette viimased 2 mängu ja siis ma teen teile küsimused vahest on miks, kas, mis iganes ja ütlen ausalt, ei ole kõigile 10 klubile neid välja mõelnud, et tuleb hästi palju jooksnud pläusti. Aga Kuressaare 3 punkti, hooaja algus tundus korraks ju täitsa lubav, aga nüüd 2 viimases voorus kaotasid 0-5 Florale ja siis kaotasid 1-4 Kalevile. Esimene võib-olla oodatavam, teine oli ikkagi kõva pauk, arvestades, et Kalev väga kehvold, aga Kuressaare on selline huvitav asi, et kui me võtame selle 5 vooru puhul esimesed 50 minutit, siis nende värata on 3-3 ja 6 punkti oleks. Kui võtame viimased 40 minutit, siis on värata vahe 2-10 ja 6 punktist on jäänud alles 3, ehk tegelikult Andres Opper, sina täna saad sina hästi palju rääkida jalgpallispetsialistina, miks Kuressaare laguneb teistel poolagadel ära? Oled sa aru saanud, et ma käisin vaatamas, üks mäng, mida vaatasin, oli see Flora Kuressaare koha peal ja nii kaua kui 0-1 oli mängu, kohe kui see teine ära löödi, siis Kuressaare lihtsalt läks katki. No see on väga kummaline. Ühest vastust siin kindlasti ei ole, et see või too, et eks seal võib-olla kuskil satsi sees on mingi ebakindlus tekkinud ja nähakse, et võib-olla kui lüüakse see nii-öelda 2-1 või mis iganes vära, et kas meil on siit võimalust välja ronida ja võib-olla see nagu mingi asi kammitseb neid, et praegu on jah, nagu need mängu lõpud päris kurvaks läinud. Kogu Kalevi mäng oli nende seisukohast päris kurv. See oli ju täiesti sorteerivalt mäng, et ma arvan, et soosik selles mängus oli kindlasti Kuressaare. Ma oleks enne mängu ka arvanud, et arvestades, kuidas Kalev siiani on mänginud ja aga nüüd Kure on kaotanud 2 lähikonkurendile, Kalevile ja Harjule. Kuidas sulle, sina, vana saare mees? Ma meeles selle Kuressaarega nüüd pole küll kõik korras. Ma arvan kindlasti, mis võib-olla tuleks välja tuua, on see, et nad ju pikalt ju Kosohovski all mängisid ju ühte süsteemi aastaid, nad olid ju nüüd on uus treener, uus olukord, võib-olla ongi seal mängijad ei ole lihtsalt võib-olla seal, ma ei tea, käekirjaga harjunud, kui seal mingid asjad lähevadki nii halvasti, siis ei osatagi sellest kehvast seisust välja tulla, et Kosohovski puhul oli teada, see oli võideldi kõvasti ja see võitlus oligi üks põhiasju selle võistkonnas, et ilmselt ma arvan, see kohanemine võtab seal aega lihtsalt veel, jah. Mul hästi palju ründajate küsimusi ja meeskondadel. Ütle mulle, Andres Opper, kes lööb Kuressaare sel hooajal 10 väravat või kas, et see mõttes, et hästi natuke päris... See on nende kindlasti kõige suurem murekoht tõesti, et kes seal ees lööb, et ja kes sealt altpoolt võiks nagu siis seda konkurentsi pakkuda. Sest seal on, eks ole, mis siin on siis, et viimases mängus lõi see leivategija, et selle peale pressi, see ei olnud selline mänguline värav. Pevtšov, mis ta siis on, kuulus turvamees, turvamees napilt töö kõrvalt, eks ole, ta pole midagi löönud seal tipus, Otto Robert Lipp on ühe löönud, Demidov, kes ei ole nagu meistriga tase miski pärast, et nagu ei olegi, kui eelmine aasta natukene ikkagi kuulus Manni, kuulus Gibraltari täht, kes tõenäoliselt on võib-olla Kuressaares ikkagi tagasi suvel, siis natuke see, et natuke igalt poolt on natuke igaldab selle Kuressaare. Et kui ma hooaja esimeste mängude arvel, ma panin Kuressaare viimaseks, siis ma arvasin, tundus peale seda Paide mängu ja neid asja, et kord meil loll meis, siis tuleb välja, et ikkagi spetsialist. Ütleks seda, et 10 väravat on ju sükka number, mida tegelikult väga vähesed tegelikult hooaja peal lukku löövadki, et seal ju tagumise otsa klubidest tihtipeale ei olegi sükest meest, kes nii palju lööks, et
et jaa, Kuressaare seis on ju selles mõttes ju ka kui võtta kas või need eelarve pool, et ega see Kuressaare nii-öelda ajabki läbi suhteliselt minimaalsete vahenditega ja see, et nad seal tabeli lõpus on, see on mõnes mõttes loogiline, et võib-olla see Kozlovski ikkagi eelnevatel aastatel võttis üle võimete sellest võistkonnast võib-olla välja. Aga see teiste poolajade teema, on see ooper, on ta, mis sa peaks puusalt, sina nägid neid OL-ga, on see pigem selline füüsiline teema, on see pigem vaimne teema, et kas see amatöörsatsi mure, et pead tund aega jaksed joosta ja siis kutud ära või on ta selline ikkagi hetkel ongi lihtsalt see, et tuli see valus kaotus laadril on ju mingi lisaminuti väravast ja siis on see vaimne, kumb ta visuaalselt rohkem tundub? Ja see võivad olla mõlemad, et kombo mõlemist, et nii vaimne kui füüsiline, et ma ei tea täpselt, kuidas see hooaja ettevalmistus neil nüüd kulges ja kes seal kogu aeg saadaval olid, et kas seesama Pevtsov, kas ta nüüd iga päev see trenni jõudis on ju, et aga kindlasti jah, ma arvan, et see on kombo mõlemist, nii vaimne kui füüsiline. Aga eda ei ole, ütleme, et siin iga meeskonna puhul võib öelda, et hooaeg on algusfaasis ja kõike seda. Kalevil sarnaselt Kuressaarel 3 punkti, aga 2 nii seina mängud üldse saab olla. Riigivalt said 0-5 Paidelt ja nüüd see nädalavahetus 4-1 võitsid Kuressaaret. Olukorras, kus sa oled löönud, su värate vahe on vist oli 1-10, olukord, kus sa saad järjest tuulutatakse sind ja sa teisel minutil, põhimõtteliselt, ma selle võib oma väraks panna, väraht andis vastasele jala peale, selle söödu lepp jala peale leivategija, vaat ilusad Eesti nimed ja ütles lihtsalt tühja, et kõik oli olemas selleks, et see Kalev võiks ära murduda ja murdumine päädis sellega, et võitsid 4-1. Kas Kalev ongi nüüd tagasi? Ja see võiks aus, et kas seal oli ju positiivset, et seal kuulus Švedovski oli täiesti äge, Jürisoo tegi ägeda mängu, Usta raiskas nagu Kalvet 4. liigas omal ajal, aga kas siin mingid tagasituleku märki nüüd olid, või teeme selle parema küsimuse, et kas Kalev oli hea või Kuressaare kehv? No Kalev jättis ju meeletult veel võimalusi kasutamata siis jah, et seal oleks võinud see skoor väga koledaks minna. Ja eks see on kindlasti positiivne nendele, et ma ei tea küll, mis see järgmine voor on. Neil on järgmised 2 Trans ja Vaprus, et tegelikult ei ole ühtegi killermängu. Need ei ole killermängud, need on sellised, kus võiks unistada. Kure suutis kuidagi Narvat võita, et ei tea jah, eks need järgmised mängud näitavad Kalevile, kas nad suutsid nüüd oma õnne ümber pöörata. Aga võimaluste poolest annab lootust ja ütleme, nende pealt nüüd, mida me Kurel ei näinud, et nendel on seda pinki tegelikult just noorte näol, kes võiksid veel tõusta, veel midagi anda juurde, kui keegi ülevalt poolt võib-olla ei ole nii. Aga ega see pink neilgi väga pikk nüüd ei ole. No ütleks pigem, et Kuressaare oli kehv, aga samas ka see, et Kalev on võttes, ma ei tea, kas 5-6 isegi rohkem aastat tagasi, et kui läbirõigendust aastatest, et Kalev on tihtipeale hästi mänginud just siis, kui neil on need omad noored olnud, kui nad hakanud seal neid vanemaid mehi sisse tooma rohkem, siis kipub neil nagu lagunema, et see on nagu kuidagi selline mustriks on minu silmis nagu muutunud juba aastate jooksul, et see hooaeg on ilmselgelt mindud selle peale, et proovime noortega ja samas selle noortega ju ka, kui need eelmine kord hästi mängis, siis oli ka ju hooaja algusel jube raske ju ja said ka alles seal nii-öelda aasta edenedes ennast käima, et ega võib see aasta vabalt täpselt samamoodi olla ja treener on neil ju tugev ja kas on? No, nime poolest on. Said ka, meil on välismaa spetsialist, siis on tugev mees. Ei no, mitte et seda, aga ta on ikkagi ju tahaks arvata, et on, ütleme siimoodi. Peale löödid olid siis 17-6 selles mängus. Ma olen, et sulle natuke keskmisest rohkem Tallinna Kalevi fänn, et ma vist oleks väga entusiastlik. Mulle kõik, mis on eespool kaitseliini, mulle meeldib ja kõik, mis on tagapool kaitseliini, see natuke hirmutab, et see on nagu see, et see on äge sats, natuke meenutab Tartu ühte meeskonda, mida ma ei saa, et ma ei tea, kas eks selle, ma arvan, et sa ooperid nõus, et selle Jürisoo, Švedovski, Usta trioga tegelikult
ideeliselt annab mängida küll, et nüüd on vist küsimus see, et kaitsjad ja väraht natukene saaks jalad alla. Jah, seda küll. Kõik kolm said jala valgeks, et olen nõus, et väravaht on siin soperdan paar mängu isegi, et seal jah, võt see osakond võib-olla vajab tõesti ülevaatamist, et sealt see viimane värav ka otse vastasele või ütleme, sööt jäi nõrgaks ja vastane lõikas vahelt, et jah. Aga seal on, kas me usume seda, et on jalad all. Kui sa peaks ütlema, et järgmised touch-mängu, et kas saab pigem see 1 punkti või kaotab värata vaheda 0-9 Transi Vaprus, siis kumba rõhutunne sul on hetkel, Kalvet? Transi Vaprus, see on väga võib väga mõned pidi nagu minna. Tõesti paha valik, aga ma arvan, et selles mõttes nad ikkagi kas saab öelda, et jalad alla, aga samas nad ma usun, et sükast nagu 0-5 Paidele, ma usun, et ei tule enam nagu siin nüüd järgmistes voorudes. Sa vist ei saanud küsimast aru. Kumb, kas nad saavad 1 punkti või kaotavad 0? Okei, saavad 1 punkti siis. Kui oluline see ooper on sina kui noortetreener, et oleks siit ka tulnud 0-4? Minu arust see oli Kalevile oligi selline, me võime 6 punkti mängu, mis iganes. See oli nagu ülioluline mäng just selles mõttes, et nagu natukene usku tekkis, ma arvan, selles meeskonnas, et midagi me äkki teeme õigesti, et selles mõttes, et ma arvan, et seda usku läks võib-olla Kalevil nagu hirmsasti vaja, et me tegelikult suudame, et oleks sealt järjest jälle 0-5, 0-4, 0-5, siis ma arvan, seal oleks juba järgmised joorpandid oleks juba seal saksis olnud. Jah, ka ütleme, see üks mäng tegelikult ei muuda väga palju, et ongi need järgmised Narvas ei ole lihtne Pärnu, ma tegelikult ei näe, et nad jälle saavad neid punkte. Kas sa tahad öelda, sa oled ju mängi olnud, kas ei ole seda, et sa seal sa oled olnud ka sellistes meeskondades, mis ei võida, saad seal kogu aeg, et sulle 0-4, 0-3, 0-2 ja siis tuleb üks võit, kas ei ole see, et läheb pautu täis, et davai nüüd? Ma mäletan oma seda kõige viimast Rooda hooaega, kus ei aidanud väga, et me mõtlesime ka, et kui me selle 1 võidu saame, siis hakkab minema, ei hakanud. Et see tuli nii üle kivide känduda, et see püsima jäämine, et jah, et kui ei ole seda enesekindlust sees, siis see üks mäng ei aita, aga vast aitas, ma loodan, et selles mõttes, et teilt näidati head minekut, head kiirust, et jah, võimalused jäeti kasutamata küll, aga 4 on ilus number. Kui me läheme tabelis siit edasi, siis üks meeskond, kelle puhul ma arvan, et me korraks mõtlesime, et siit on ju midagi vägevat tulemas, et enne koondise pausi selline ülinap kaotus Levadiale ja Viik Nõmme Kaljuga kõik tundus lill ja siis kõigepealt kaotas Tartu Tammeka 0-5 Pärnu Vaprusele ja nüüd viimati 0-1 Paide linnameeskonnale, mis tähendab, et Tartu Tammekal 4 punkti, väärate vahe 6-12. Ma teen sellise ennustusküsimuse pooleldi. Kas Tammeka esimeses ringis teeb ka mõne 0 mängu? Et nagu see, mis seda Vapruse lagunemine Rets Paide puhul oli ja ainult aja küsimus, millal see vära tuleb, eks ole. Et kas see, et Paide või ennustus mul oli hooajal, et Tartu Tammeka enamik mängud hakkavad lõppema 2-3, enam-vähem ollakse juba tempos. Ma ütleks selle pealt, et esimeses ringis ühtegi 0 mängu ei tule. Aga ikkagi see 0-5 Vaprusele tegelikult see oli ikkagi Eesti liigat jälginud inimese ikkagi selline väga ootamatu tulemus, et seda nagu kus pean ütlema, et üks võidab 5-0, siis ma oleks pakkunud, et Tammeka on see, kes võidab 5-0, et ja sama nagu sa ütlesid ka, et see Paide mäng nädalavahetusel ka selline, et ikkagi ju Paide ju ikkagi surus ja nii-öelda see värav oli nagu ikkagi pidevalt ju nagu õhus, et aga see 1-0 on selline libe seis täpselt, aga jah, et Tammeka iseenesest ohtu ei kujutanud, et üks põhimängija on puudu eest ja selle Vapruse puhul võib ka ära mainida selle, et 0-5 võib olla ka erinev, aga see oli 0-5 selline, et sul oli põhimõtteliselt 47 minutil oli 0-4, et see oli põhimõtteliselt see, oleks võid lõppeda 0-8, see mõnikord 0-5 on lihtsalt, et lisaminutitel lüüakse 2 või 3 ja kõik on petlik ja seal ei polnud üldse võimalust. Virgo Vällik nagu see, või selles mängus nägi välja nagu noor Andres Ooper. Okei.
ei no see küsimus, noh, et see Tartu Tammet, eks ole, on see Atanda kuulus, no see on nii kohme, noh, ma ei tea, kas ma tean, ma võrdlen, et no ütleme, jala murdnud Kaspar Ruus liigub umbes samamoodi hetkel, kui see Atanda mingites olukordades ja see kõrval, kui on see Vaino, eks ole, see on esiliiga tase, julgeks öelda, et noh, seal on, et nagu see Kaitseliit on nagu nii hirmus, et kui see Passer ja Roskor peavad mõlemad ikkagi 40 olema, siis on võib-olla lootust. Ja kui Passer on puudu, siis on eriti raske veel nagu. Jaa, see asi ka, ma vaatasin natuke statsi ka, et Tammet igasugused kaardid, vead, kõik see arvestus liigas esimene, et seal on mingi 13 kaart, eks ole, Passer võttis mingi maailmagi lollima punase suures kaotusseisus, iga mäng, ma ei tea, mingi ligi 20 viga või noh, selles mõttes, et asi laperdab. Kas see on Ooper, sina visuaalse vaatlejana, kas asi laperdab või see ongi Tammet, ongi see võitlussats ja nende puhul, kui nad on vigade arvestuses liigas esimene, siis see ongi nende puhul okei. Võib-olla on võetud mingi uus lähenemine, et peame jõudma kontakti, kas vea hinnaga või mitte, et ma ei oska niimoodi kommenteerida. Endale nagu jah, see silma nii isegi ei paistnud, et nad nüüd nii vägivaldsed on. Ütleks jah sama, et pigem nagu eeldaks võib-olla muult võistkonnalt seda sellist numbrit, jah? Oi, ma ei tea, sa mõtlesid, aga las ta jääb. Selline meeskond, kes on tegelikult liigas, noh, kaudelt enim peale, 18 peale lööki per mäng, juhib seda arvestust, driblingute arvestust, seal pole vahe, seal on isegi 10 per mäng rohkem kui järgmisel. Aga sellel meeskonnal on hetkel 4 punkti, jutt on siis Nõmme Kaljust, 5 mängul on 4 punkti, värata vahe 7-10 ja mis siis juhtus, 1-2 kaotasid Levadiale ja siis 1-2 kaotasid Florale. 5 mängul 7 väravat löödud. Sa juhid, ma küsin jah teistpidi, et sa teed mängudes 18 pealelööki, keskmiselt 18 korda 5 on palju, see on siis mingi umbes 90, sul on 90 pealelööki ja oled löönud 7 väravat. Ma ei oska seda kirjeldada, Andres Ooper, aga minu arust Kalju, nad löövad lollidest kohtadest või nad ei mängi olukordi lõpuni. See jäi mulle ka silma, see vend, see Carvalho Guilherme ja täpselt, et triblab, et mingi moment ikkagi tee see nagu väike vaheldus sinna sisse ja anna sööd ka, et lõi küll ilusa värava ja nii edasi, aga seal mitu korda küsiti ja juba mingi, näed, kui see ründaja juba põhimõtteliselt loobub, niikuinii ma talt palli ei saa, et võt sellist olukorda ei taha nagu, et satsis kunagi juhtub, et sa tead, et see mängija on ainult individualist ja et jah. Kas enne, kui me Flora mängust täpsemalt räägime, kas Railul on löönud 6 mängijat löönud värava, et parim väravadritt on jagavad esikohta siis Guilherme, Jabir, Kõrre, Mašenko, Siht, Orlov ja Tarasenkov 1. Mis on, noh, mida ma öelda tahan, kes neid väravad siis ikka hakkab lööma, ma saan aru, et Jabir räägitakse küll, et noh, trennides on nagu noor jumal, parem kui ma ei tea, Tammar, noh, see sai isegi väljakule, eks ole, nad tõid mingi 5 ründajat või mina ei tea, seal olid see Tiago Almeida, keda Täll ennustas, et hakkab oma nime pärast möllama, siis on mingid, noh, seal on mingid tiinid asjad, mingi keegi kambest, mingi hunnik vendasid. Ja noh, põhimõtteliselt nagu vitsi mitte keegi löö, et see, ma ei teagi, nagu kuidas seda olukorda parandada. Enamasti on alustanud tipuründus üldse Ivanov, kes on 0 peal. No, selles mõttes on ikka pahandus. Ivanov, superkarikas oli ta Levadia vastu päris hea. Ja samas ma arvan, nende legionäridega võibki olla see, et noh, nad siis vaatavad, et kelle Andreev siis nagu ikkagi mängima paneb, et ilmselt on siin, oodatakse seda nii-öelda muru peale minekut ja siis võib-olla ilmselt lõpuks sealt mingi valik tehakse, kelle peal rohkem panustama hakatakse. Jah. Nemad ei lähe muru peale. No jah, see on küll, see on õige tähelepanek. Aga eks nad otsivad jah tõesti, et võib-olla need tipuründajad on tõesti neil puudu. Aga kui kehvad nad
olema peab. Kui kehvad need ülejäänud vennad siis on, sa oled esiliigas, ma ei tea, oled näinud rallit, on teie vastu mänginud. Ma käisin neid vaatamas ka pühapäeval ka veel. On seal mingi vend, kes nagu on tulemas, võtab Ivanovilt selle koha ära? Veel ei olnud, ütleme, ma vaatasin just seal peatreeneriga koos ka ja saime arutada ka asju, et jah, eks neil see murekoht hetkel on ründajad. Aga kuidas sa ikkagi seda asja ära lahendad, et pommitatakse peale rasti tarrant mingi väikse nurga alt, noh, ma ütlen, et see pealelöögid on metsikud, see nii-öelda kuulus itski on olematu, seepärast, et noh, sa lihtsalt suvalt raiud peale enamates mängudes. Ma ei tea, kuidas seda ooperit lahendada, et selles mõttes, et ma ei tea, ma ei näe sellist asja, et ta on nagu selle vastand, selle Paide vastand, Paide on see, mis keerutab nii kaua, kuni keegi saab väravest ära lükata, siis Ralli on see, et me oleme kuskil karistus lähedal, panen peale, vaata, pohri, vaata. No, ja ütleme nii, et see Nikita Ivanov, tal on hea löök ka, et tema võib nagu peale lüüa, ta on näidanud ka, et ta lööb väravaid ka seal kasti tagant. Mitte see hooaeg veel ei ole näidanud liigas. 0 väravat see hooaeg liigas, jah. Kus ta siis lõi? Karikas. Et tegelikult tal on see löök jalas, et aga ei, olen nõus, et mängige olukorrad lõpuni, leidke see õige mängi üles, aga jah. Ma arvan, et selle taha see mäng ei jäänud. Teeme siis küsimus, mida ei saa teha Andres Opperil, aga Laanri ja Kuressaare järgmised, kui Kalju saab sealt alla 3 punusti 2 mängu peal, oletame 2 viiki või kas siis palju sa arvad, et Andreevil on krediiti? Ma arvan, et tal on krediiti, et tegelikult vaatas eelmist hooaega ja siis kui üle-eelmine tuli, ta on ikkagi ütleme, et pigem ma ütleks, ta isegi on nagu alahinnatud treener mingites nii-öelda kohtades, mulle tundub üleüldiselt, et pigem ta on ikkagi pannud ja kui võtta eelmist hooaeg ka, ta pani ikkagi meeskonna paremini mängima, kui eeldati võiks meeskond mängida ja ka see aasta, tegelikult nad ei ole ju mänguliselt väga kehvasti mängid, pigem nad on okeilt, nagu võib-olla ongi, nagu sa ütlesid, see peale pommitamise kuskil suvakohtades, see ongi probleem. Aga samas ju eelmine hooaeg näitas, et Andreev endise ründajana oskab ikkagi ründajad mängima panna ja ma usun, et ta see hooaeg ikkagi lõpuks sealt kaardipakist need paar venda välja võtab. Kui lootus, et need Jabirid asjad siis on, et nad üldse ei tule? üldse. Ma mõtlen, võib-olla ongi see Guilherme, et kui see ikkagi panna lõpuks nagu meeskondlikult mängima, sealt võib väga, väga suurt võitu nagu tulla. Ja nagu Ooper ka mainis, Ivanov on tegelikult, ta on hea kutt ja tuleb. Pigem usun, et ikkagi Andreev saab see asja toimima ja ma usun, et Tehva annab tal ikkagi, ühesõnaga ei ole tal kukkil, ütleme niimoodi siis. Aga mis see ütles tegelikult härra Andreev viimases selles, et nagu mängu lõpud tutvuvad ära. Et selles mõttes olgem ausad, Leva või tähendab Flora vastu nad olid ees, tuli üks karistuslöök, mida seda viga ilmselgelt mängu kokkuvõttes ei pandud, pole vaja näidata seda. Kusjuures tahtsin hommikul üle vaadata seda viga, aga seda viga ei olnud. Pane video käima, aga viga ei olnud, oli karistuslöök. Et see mõttes tegelikult oli seal võit käes, võib-olla räägiks hoopis muud juttu, aga natukene on see mure koht olnud, et see Kalju ei pane kokku seda 90 minutit, et neil korrekt, Tammeka vastu oli 2-2, neil oli see poole ja ümber olid nagu täiesti laperdas korraks. Flora vastu läks see mängu lõpp laperdama, Leva vastu tulid ka tegelikult sellised eksibused tulid, et ma ei teagi, kuidas, kui sa võtad selle hea päeva või võtad kõige paremat 30 minutit mängust, siis nagu see Kalju on nagu liiga jägedam meeskond. Guilherme, ma pole nii head triblajat Eestis näinud, võib-olla Felipe Nunes kunagi, et see on täitsa ulme meeld. Et sa vaatad, kus see läheb ja lüüaks olukordi ja siis võtad see 30 kõige kehvemat, siis vaatad, selline, mina ei tea, ongi selline vaprus 2,0. Minu arust ongi üllatav on see, et Andreev on ju varasemalt ka rääkinud füüsise poolest väga, väga palju ja sellest, et kesta kõik 90 minutit. Eelmine, siis kui ta tuli, siis too hooaeg ta oligi, rääkis kogu aeg, et meeskond ei kesta lõpuni, et vaja trenni teha. Eelmine hooaeg suures plaanis ikkagi püska pealt tehti. Et see, et nüüd praegu lõpud ära lähevad, tegelikult see on isegi minu jaoks suurem üllatus, kui sama see mingi kaugelt peale pommitamine, et sealt jah, et mis seal nagu see probleem täpselt või millest see probleemi alge on, seda nagu ei oska nagu öelda, aga see on, ütleme, minu jaoks on ta nagu üllatuslik, et see niimoodi on läinud.
kas lihtsalt ooper, kui üllatanud sa oled lihtsalt, et Utu Tõrre versus Sander Alex Liit, et seal Utu Tõrre mängis end esikeskkaitsjaks? Ei ole väga üllatunud, et selles mõttes jah. Utu Tõrre on päris äge selline võitlev, see oli lihtsalt mul endal pähe mingi, et ma vaatasin. Okei, sarnaselt, mis sarnaselt, kui Kalju 4 punkti, siis Laadri, Ruulus Laadri, Harju Jott ja Laadri täpsemalt, neil on juba 7 punkti koos, värata 5-10, mis vahepeal juhtus, kaotasid 0-3 Transile nii, et no see oli ütleme igatepidi aus skoor ja siis 1-1 Vaprusega, kus said taas punkti kätte, on kottinud enda lähikonkurente, on, ütleme see Trans võib-olla oligi selline halb asi siin sees. Mis me, Andres Ooper, sina oled vana hea ründajate hindaja. Oleme ausad, selle hooaja võib-olla senine, ma võite vaielda, võib-olla mitte, kõige positiivsem kuju üldse on Karel Eerme, kes on tulnud 2004 poiss, ma ei tohi vanust öelda, peab ütlema vanuse sünnijast õige. 2004 eelnev, eks ole, see eelmine meistriliiga räit oli ikkagi, julgeks öelda, üsna kehv igatepidi. Räägi mulle. Kui ma ütleks, et Eerme lööb tänavu, ütleme, 15 väravat, on tehtav? On küll tehtav, et mis tal praegu on 3 või? Praegu on 3, jah. Aga see 3 on selline, et ongi nagu silma paistev 3, et ta ei ole see, et ta lööb tokseb kuskilt ära, vaid ongi nagu selline kuidagi silmapaistvalt ägedalt tulnud. No ütleme, seal on Pennal ka ikkagi. On Pennal. Et selles mõttes. Ei, aga ma ise usun küll, et võiks küll selline 15 värava kurss olla ja mulle see nagu see Harju selline ründeliin isegi meeldib, et nad on sellised hakkajad, hagijad, sellised agressiivsed, et päris hea vaadata. Seal on jah, ja ohtlikud väravale. Et seal natuke võib-olla ka see, et natuke on see, et see on ettepoole valitud küll, et tegelikult on seal Piht, siis on see mees, kelle nime ma nüüd ei mäleta, Triis, siis on Rudenko mängis, eks ole, viimati ääre peal, et seal on päris huvitavad nimed on ees, et selles mõttes, et justkui on päris lubav see asi. No ütleks jah, et nad isegi minu silm läbi enesekindlamad, kui nad olid siis 2 aastat tagasi, nad kõrgliigas olid, et ilmselgelt see toonane kogemus on kasuks tulnud ja nad ütles ka, et lähikonkurente on nad võitnud nüüd nädalavahetusel Pärnu vastu ka ja nad olid ju kaotusseisus ja teisel poolel nad ikkagi ilmselgelt mängisid selle peale, et ikkagi mingi tulemus kätte saada, et ei olnud see, et me siin kaitses ootame ja vaatame, kas tuleb midagi, nad ikkagi nagu nägid reaalselt vaeva selleks, et see punkt teenida ja nad selles mõttes auga teenisid välja selle. Natuke, kuidas ma ütlen, võib-olla see Raitsilin on natuke õhutav või ma eksin, et kui võtad sealt selle Raevats ja Laur on keskkaitses nagu ära olnud, kui sa hakkad vaatama, kes seal nagu asendusmehed, eks ole, Raitses on üleüldse, kas vasakule, Järve on Järve, seda me teame, aga see nagu on see koht, mis on, et kui eespool on umbes selline, et 2 meest ära tuleb 3 asemele, siis Raitsilin on see, vist on see pika hooaja vaates ikkagi mure. Kui seal mingi vigastused või kaardid on, eks siis on tõesti see on murekoht, aga jah, mitte ainult neil. Siin on paljudel see koosseis selles mõttes õhuke. Selle ongi tähtis see, et sa praegu siin neid punkte kogud on, et eriti lähikonkurentide vastu. Siis on nagu mingi puhver olemas, nagu kui niisugused jamad peaks juhtuma nii-öelda. Löödki ees ühe alati rohkem. Lihtne, loogiline. Kiired üleminekud, see tundub neile sobivat. Ma teen lihtsalt selle skaalal 1-10, kui närvid ei ajab, et olukorras on Eestis, vastame teha, oskame ainult teha ainult üht asja Eesti jalgpallis hästi, väravahte kasvatada. Meil igale tasemel on väravahte ja meil on niimoodi, et umbes, ma ei tea, Flora 3. väravat on ju ka selline, et on tegelikult päris heal tasemel ja igal pool on neid mitu. Ja siis kurat, meil on ühes on Baturins, miks rääki, tehke mulle selgeks, kui meil on nagu nii palju häid väravahte, miks kurat see Baturins peab olema, ma vaatasin Narva Transi mängu, see vend ikkagi soperdas ja vale söödud ja mingid valesti välja tulid, ei ole selline vend, et sa vaatad, see võib sealt hea vend, ma saan aru.
et mind ajab skaalal 1-10, ütleme 9. Tas on ainult mina olen see, et kui ma saaks presidendiks Eesti Jalgpalliliidu, ma keelaks ära need võõrmaalastest värahoid, mingid Tšaržud ja Batuurid keelatud. Mul oleks veel rohkem Führer lähenemine, mul keelaks hästi paljud asjad ära. Ütleb, et ma ei ole selle peale nagu mõelnud, kui närvi see mind ajab. Aga ja selles mõttes on sul see point on muidugi õige, et nagu sa ütlesid ka, et Floras on põhimõtteliselt 3 väga heal tasemel väravahti ja väravahti tegelikult meil on ja neile võiks tegelikult mänguaega nagu jaguda, et selles koha pealt ma olen sinuga nagu täiesti nõus. Paide puhul ma saan ka aru, et neil ongi tegelikult ju ikkagi hea väravaht, neil on ju oma koondise väravaht. Aga vaata, seal on see, väravahti tuleb välja ikkagi, ta ei ole müügiartikkel. Ta ei ole müügiartikkel ja selles mõttes ma olen nõus samuga, et see, et Sarsut on ju proovinud ju siin mitu agent nagu müüa, aga ei ole nagu õnnestunud, et see on sama nagu see väga kaitsev poolkaitsega, ta on ka samamoodi, kes ei ole müügiartikkel, on ju, et no ma ei tea, ütleme siis 8, ma nii närvi selle kui sina. Väga hea. ES Laadril, ma ütleks, et kui peaks ütlema selle hooaja kõige positiivsem üllataja, minu jaoks on ikkagi Laadri olnud, et olgugi see Transimänd oli raske, siis ja Levadia mänd oli raske, siis ülejäänud on kõik ikka hästi tulnud. Ma ei saanud aru, kas see Vaprus nii hädas oli, et rääkis Vaprusest sarnaselt Laadrile 7 punkti, värate vahe seal juures 8-6 ehk positiivne. Miks see on positiivne? Nagu öeldud, 5-0 võitsid Tammekat ja siis 1-1 Laadriga. Vapruse puhul ma ütlen ausalt, kas kui te peaks senise hooaja põhjal ütlema, kas Vaprus pigem tuleb sel hooajal 4. ehk jätkab samamoodi või parem või pigem jääb 9. ehk sellised käärid. Sellised käärid. Lihtsalt, mis mulje see raudne küsimus peate ütlema? Mina ütleks, et ta jääb tubliks tabeli keskmiseks, et see on täpselt selline, et sa võid ühe mängu 5-0 võita, aga siis see hea ei kandu edasi järgmisesse ja siis sa võid nii-öelda enda lähikonkurendi vastu, kellega sa kodus peaksid nagu võitma, siis temaga ei suuda sa enamat 1-1 viigist, et selles mõttes ma arvan, et kõik ootasid siin kindlalt Pärnu võitu, arvestades, et see eelmine mäng just Tammekat väljas võitsid 5. See 2 nädalat Ooper selgis meil ära koondis atent. Vahest on see jutt, et näed, et osadel klubi hästi raske, mängijad on koondises ja jube raske, eks ole. Ja siis need, kes saavad valmistuda pikalt, et see on neile suur eelis. Ma lihtsalt enne koondise pausi, ma vaatan rumba pidi, need mängud siin nüüd ikkagi olid, et ma mööda mõneks, eks ole, Pärnu võitis Florat, ausalt võitis. Ja. Pärnu kaotas või Levadiale ta oli pikalt ees. 67. Levadia viigistas 90+1 penaltist. Laias laastus mängisid võidud või punktid maha. Ja siis tuleb see koondise paus. Saad Tammetalt 0-5. Sa teed 1-1 Laadriga. Ma ei tea, mulle ma ei ise siit küsimus välja, et kuidas, miks nii, et nemad said harjutada ja tänu sellele panid 5 Tammekale või Tammeka sai samamoodi harjutada, ega neil ka seal väga palju võib-olla ei olnud. Mis on, et siin on 2 meeskonda, kelle puhul me räägime, eks ole, sarnaselt, eks ole, me Kure tuli välja ülikehvalt sellest, on ju, Vaprus tuli ülikehvalt välja. Kas see võib olla see, et sul see 2 nädalat... Nad võitsid ju Tammekat, jah. Vaprus võitis Tammekat. Ja ma mõtlengi, et nemad võitsid. Vaprus võitis, kurja. Selle lõike me perse küll. Selle lõike välja mitte. Okei, minu teore läks mööda. Okei, on teistpidi. Tammeka kaotas. Tammeka kaotas. Mul tahtsin... Ma tuletan meelde, me teeme saadet hommikul. Ma vihkan. Aga mida ma küsida tahtsin, et see tulime ära sealt koondise sellest ikkagi ja samamoodi Tammeka puhul meil tuli unnid 0-5. Me oleks saanud teha selle saate tegelikult niimoodi, et kas meil on Triis Premium liigas, et kas kõik on halvasti. Et mis seal see 2 nädal, mis seal on nii valesti? Ütleme, see mulle ka väga ei meeldi, et need mängud lähevad kuidagi nagu antakse alla või siis võtame niipidi, on ju, et kuidagi nagu need et kui läks, siis läks kõik metsa. Et kuidagi tuleks need mängud ja skoorid ikkagi hoida siis kaotaja seisukohast ikkagi minimaalsed. Et okei, Kurel 3-1, seal löödi ja vaata viimasel minutil 4-1 on palju hullem kui 3-1, numbriliselt vaatad peale. Aga ja 5-0, et sa lased nagu täitsa käest ära ja seal ei olnud jälle mängu lõpuga midagi pistmist, seal löödi kohe alguses, on ju.
Teeme ühe 7 punkti meeskonna veel. Narva Trans 7 punkti, värata vahe 6-5. Nad lõid Laadrile 3 ja raatsid 0-1 Levadiale. Oli selline mäng, et imeturral oleks võinud isegi sealt mingi punkti kätte saada. Nüüd mul läheb aja Andres Opper ründevaadet. Neil on löönud, need noored keskvälja mehed, kes seal kõik on, need on löönud, eks ole, kõik ühe värava, Raptševid ja Maksimkinid ja seal on pulle vendasid. Aga üldse neil oli oma värava, laias laastus, mis ma öelda tahan, et keegi ei ole löönud üle ühe värava. 5 eri väravalööjat, löönud ainult 6 väravat, mis on selles mõttes okei. 4. koht hetkel tabelis või kus iganes me võtame, on ju. Aga kes neil ikkagi hakkab neid väravaid lööma, et Viidas on saanud päris palju minuteid, pole tulnud Dokter, kes on saanud Belgia kõrgligas peale, see on veel pauk lahti lats, aga siiamaani 0. Kabore, see on, ma ei saanud aru, Viimsi vastu alustas üldse, selle Laadri vastu alustas üldse, viimast korda teeme saadet nii varu, Laadri vastu alustas üldse pingilt, et kas sa ütleme nii, et Transil ju tegelikult, eks ole, need mängud on viisakad, Levadia vastu ka, eks ole, ainus ära tuli sellisest penaltist. Ei olnud kaheldav, ikka põlve õndlada ründajale sisse. Okei, ütleme siis kaheldavast, aga ma olin laias laastus nõus, et see oli penalti, aga kes neil neid väravaid Opper lööma hakkab, et kes sulle on vahest on head silma, et kes sa peaks ütlema, kes on nende parim väravadütt hooaja lõpuks, siis keda sa ennustaks? Vist peab ikkagi Kabore hakkama tassima? Kabore peab ikka tassima hakkama, et Viidas on pigem ju ikkagi ääremängija, kes võib-olla murrab sisse ja võib toetada, et päris tipuründajana ma teda ei ole nagu ette kujutanud. Ja see Tokke on ka selline, ma ei tea, Operi peaks mingi 20 kilo veel alla võtma, siis on umbes sama teha ehitus Tokkelda, see on nii õhuke vendas. Nii õhuksega ei saa mängida. Aga see, et 5 mängu 6 äravat, see on ikkagi see värava löömise probleem on neil ikkagi probleem, eks ole. Aga ütleme, punktid on tulnud. Vähemalt Kosuhovski on saanud ikkagi mingi stabiilsuse sinna, et selles mõttes ei ole. Selles mõttes olen nõus, et mõtlen, see Kosuhovski stiil kuidagi tundub Eesti liigaste nagu sobib ja kui see Tarvas ongi selline ühtlane punt, et sellised ühtlased pundid, ma arvan, ta suudabki kokkuvõttes hästi mängima panna ja seal ei pruugi olla tähtis see, et sul ongi see üks tassi, et seal, kui suudetakse hoida seda kaitset enam-vähem korras, siis seal teinekord piisabki sellest ühest väravast ainult, et seda hooaega enam-vähem viisakalt nagu läbi vedada. Neil on ainult üks kehv tulemus, oli see kodus 0-2 Kuressaarele, et muus osas, minu suur haip, et nad on selle aasta bronksi sats. Need olid kohtunikku Florat ei tassi, oleks juba selline, ja oleks juba 3. koht. Selline asi, Andres Opper, räägi mulle sellist mehest ründates rääkida. Ma ei oska seda nime öelda, muidugi Nikita Paljapkin. Tule juvas pull koju ju. Selles mõttes, et mis ma pean rääkima temast? Hea küsimus. On vist päris lubav mees või? Noor mees või? Sest iga kord, kui väljatud tuleb, siis ta jääb silma millegi, mis on nii noore 17 aastase puhul ikkagi väga, ta jääb ka kehvad asjadel silma, ta jääb kuidagi silma. Pikk, natuke, on pikk ja on natuke tehnikat, eks ole. Keha on selline õhutada. Ma nägin teda koondises, et jah, on mingis mõttes kindlasti huvitav, et jah, eks tuleb silma peal hoida temale, et see on selle asja märk, et minuteid oleks vaja kindlasti klubis rohkem koguda. No seal, ma ütlen, päris keeruline vist kedagi üle mängida eest, et aga jah, tuleb, jah, ma praegu ei oska nagu niimoodi rohkem öelda, ma ütlen, ma olen liiga vähe teda näinud. Et seda, et sul paari noore mängijad on olnud, et sealt tuleb kindlasti, seda sa veel ei julge öelda, jah? Ei, seda ei julge jah öelda, aga ta... Ooper tunneb hästi ära, ma räägin, Ooper tunneb neid talente hästi ära, seal veel ei julge öelda. Ei julge. Ma küsin 2 kuu pärast uuesti, kas nüüd juba julge öelda. Vaatame suvel, jaanipäeva paiku, kas on. Kui küll vara ei võtta. Ja, täpselt. Et Transil, see mõttes on, et neil hirmsasti läheks aja, et mõni KTM sealt noortest hakkaks ära, eks ole, praegu on keskväli ongi puhas see Suravljov, Maksimkin, Raptšev, et see on
et siis peaks ütlema Transil, kes lööb 15, siis vist on Jabore peal need kaardid, eks ole. Kui Jabore lööma ei jätta, siis tundub kahtlane, et kiri teine ratab, mis on nagu mure ikkagi. Nii, Flora 10 punkti võitsid 5-0 Kuressaaret, võitsid 2-1 Kaljut. Kas Flora hakkab võitlema tiitli eest 10 punkti koos, Paidel on ees 2 punkti rohkem, Levadial 5 punkti rohkem, aga Flora, mina olin suur skeptik, et Vassiljev saab selle meeskonna rohe jooksma. Mingid märgid on nagu lubavad, mingid märgid ei ole lubavad. Ma ütlen, vist kõva boonus oli see, et Markus Poomi Eestisse tuleb. Mina ei ole suur Markus Poomi talendi, selles mõttes, et osade meelest ta peaks olema koondise altus, siis ma ei ole kunagi seda meelt olnud. See aasta vaatan küll, siis mina vaatan, et ta on ikkagi sellest liigast üle natuke, et kas Flora teeme siis vana head, kui ma ütlen, et Flora võidab tiitli või Flora lõpetab 5. Madis Kalvet, tundub hetkel reaalsem. Ütleme nii, et mõlemad tundnud alla 50% reaalselt, ütleme niimoodi. Kui ma tulen tulevikust, ütlen üks juhtus, mis sa arvad, kumb juhtus? Et kui veenev... Pigem, ma ütleks siis tiitlit, ma ei näe, kuidas 5. peaks jääma, see on nagu hooaja alguse puhul tundub väga ebatõenäoline. Oota, kumb sa ütlesid? Pigem ütlen tiitel siis, jah? Okei, pigem tiitel. Siin 4-0 Kaleviga, 5-0 Kuressaarega, 2 kohtumist, kus liialt palju ei saa välja lugeda, aga nüüd see Flora vastu või Kalja vastu raskest seisust välja tulek, see vist on asi küll, et... Ei, on kindlasti ja Markuses Poomist rääkides siis tõesti tuli tagasi sealt Iirimaalt nagu teise mehena, et ütleme, enesekindlus on kõrgel ja ütleme, on võtnud asju enda peale. Karistuslöök väga hästi löödud, väga hästi, et sellest üldse aru ma ütleks, et... Ei, selles mõttes seal oli värava ja kui nii lähedalt sa paned veel müüri alla mängija pikali, ehk müür hüppab sealt üle müüri lüüa, on pea võimatu ja lüüakse sulle värava nurka, aga see on ikkagi lööja näeb selle ära, et lööjast ka ikka sõltub seal ikkagi väga palju, et aga ei, ta ju on... Ta on hea ja ütleme nii, et Flora, läbi õnne ta sai nüüd küll 3 punkti, aga sellegi poolest, et on ikkagi mängus sees ilusti. Ma vaatasin, XG-d oli vist, Floral oli lõpuks 2 ja Ralju oli 1, et see läbi õnne oli ikkagi ka see, et oli ka natuke asi. Mis on vist positiivne, Kolobov on vist, kui oli suur küsimus, kes tõudja kõrval selle koha endal võtab, Kolobov, kui oli suur küsimus, et kes selle vasakkaitse koha võtab, siis see kuulus Tovstik oli hädas selle Guillermega, aga mul on tunne, et sellele oleks... Jah, et selle mehel on kõik hädas, see ei ole siin näite. Tuli küsimus, kes see keskvälja alust hakkab mängima, siis Luka on ilust ära võtnud. Ette poole Zenjov hakkab tagasi tulema, mis on, see on juba teada, värav per männ varsti on. Ma nii jõua tuni, et kuidagi selline väga, kõik on need nupud on nagu paikal otsunud, nüüd on vaja, et see mängupilt natuke järgi tuleks. Koosseis on ju kõva, ees on ju sul veel Zappinen ja Alliku ja Poomi kohalt võiks muidugi öelda seda ka, et kui ta selles mõttes hästi mängib, ta on ju välismaal ka, et ikkagi tuntud mees, et kui ta vabastab suvel ära minna, et see võib olla nii-öelda Flora hooaja teisele poolele löök, kui nii peaks juhtuma. Aga ongi sama ju, kes seal Teeväli toodi Kalevist üle, nüüd oligi just selle pingil ja et seal tegelikult sealt pingilt on ka mehi võtta. Pingilt on just neid noorte koondislasi ja just ründesse võtta hästi palju, et sealt saab ainult nagu paremaks minna, et kes arenevad terve hooaja jooksul ja on juba näinud ja näidanud mängu ja löönud väravaid. Et tegelikult ma eeldes ka, et Flora peaks olema tugevam, kui ta oli eelmine hooaeg. Et kui kas või nagu koosseisu vaadata, ongi sama, need noored on ju kogemused saanud juurde ja ongi, nüüd on sul ju, kui Zappinen püsib läbi hooaja terve, mis oleks ikkagi väga, väga tugev argument nagu. Zappinen over-under 20 väravat, kus sa paneks, kas arvata lööb rohkem või arvata lööb vähem talet? Kui ta terve püsib, ma arvan, lööb üle 20 ikka. Ta on praegu juba, ma ei tea, kas 3 oli kirjas või? 3 on kirjas, jah. Et pigem pakuks, et jah, üle 20, kui ta Eesti liigas on ta ju täishooaja teinud ja vormis olnud, siis ta ikkagi üle selle on ikka läinud ja ma arvan, sel hooajal juhtub sama, kui ta... see lõpetas lause. Ma vajan veel vaatake tiimi, mis vaatajad aru saavad. Meeskond, kes on võitis viimases 2 suurus 5-0, sõitis Kalevist üle ja 1-0 oli Tammekast üle Paide, 12 punkti.
5 mängura löönud 12, sisse lasknud 2. Seal on see, ma vaatasin seda, neid täpsete söötud arv per mäng, seal on mingi, seal vahe sellise mingi Florani enam 100. Et see mõttes jälle vana keerutamine käib. Keerutamise pluss on see, et see sisse lastud 2 tegelikult nagu kaitse peab ikkagi metsikult hästi, ega vastas liialt palju ei saa, et selles mõttes see mäng on nende käes enam-vähem. Nii, kui ei ole just Fava staadionil rõe, peaks keelatud olema. Et, aga ma teen siis vana hea, ma teen Ralvetile sulle selle. Samas väravalööjad parimad Suso ja Kats ja Miller Kats ja siis on Saarnolid Krass, tipuründajana nimega Sten Reinkord on võimalik tulla Eesti meistriks. No ütleme nii, et tahan nagu liiga teha, aga ma ütlen, et ei. Et seal mina ei arvandud, et teda toodi nagu esiründajaks. Nüüd on ja ühe väraval löönud, aga natuke seal, see on nagu üks otsustaja ja on ikka puudu. Tegelikult on ju ooper. Olen nõus, et see tipuründaja on tõesti puudu. Et seal on üks mäng oli, kus oli Kalju jäi kohe vähemus, see lõppes, eks ole, 4-0. Ja siis, eks ole, Tallinna Kaleviga mänge me üldse ei arvesta, siis tegelikult arvestades Kuressaarega 2-1, Paide versus Trans lõppes siis 0-1 ja nüüd, eks ole, tegelikult Tammetal oli ka 1, et see, et 2 suurt anomaaliat on just sees, ülejäänud mängudes ei ole tulnud, et seal nagu see, sealt tehasest peaks ikkagi tulema üks hea kambepoisse või üks selline, teil võiks nagu esile tõusta sinna. Nojah, uut seesait oleks vaja nagu, et see oleks, ma arvan, kogu selle meeskonna hoopis teine minek, et vaadates, kuidas nad ikkagi suudavad ju palli hoida ja liigutada ja sinna kasti lähedale viia, et kui seal oleks väga hea realiseerija, siis ma arvan, et need lõppskoorid oleks hoopis teistsugused. Et selle Tammete vastu ka pidi kuulus Milan Televitš pidi ikka ära tassima ära veest, et see on huvitav sats, et teravus jääb iile teine peaks täppi panema. Jah, mingi aeg oli ka loet, äkki see Robi Saarm võiks olla selline tipuründaja siin paar aastat tagasi, aga ta ikkagi selleks tipuründajaks ei ole nagu kujunenud, et ta suudab teravust luua, aga samas võib-olla kõrval olema keegi, kes selle teravusega ära nagu lahendaks. See, et nüüd oli neid viimane mäng, eks ole, alustas see Kueie, alustas see parem raitsja / keskpool raitsjana, eks ole, selles formatsioonis ja Mohamed Suusa on, eks ole, nüüd läbi löönud selles mõttes algkoosseisu meheks, aga tegelikult neid legionäre nagu tõesti rohkem kui algkoosseisus, et ma ei tea, kas siin oodad, kas on mingi loogika, et sa siin kunstmuru peal neid ei saa neid värskeid mehi liialt kasutada? Noi, seda nagu ma küll ei näe, et see sellepärast ma lihtsalt mõtlen, meil on sarnane, meil on 2 selles mõttes, et nagu öeldud, Kaljul on ka mingi miljon välismaalast toodud, ikka me näeme, et on Orlov ja Ivanov ja Karpov ja mis sellised vennad ja samamoodi Paidel ka, meil on unnik legionäre, aga tegelikult see nägu on ikkagi Eesti nägu, et ma ei tea, kas see on nagu juhus. Pigem see on nagu tavaline hooaja alguste puhul, just kui me õigesti mäletame, kas Paidel äkki esimene voor olidki ainult ju, peale Jarsu olid ju kõik Eesti mehed välja algkoosus minu meelest, aga see on ka eelnevatel aastatel niimoodi olnud, et kui need mehed, kes ei ole veel siinse keskkonnaga nii-öelda harjunud, et neile pigem antakse seda sisseelamisaega, et ei ole see, et meil on, ma ei tea, 14 meest ja 11 peavad täna mängima, et siis hoopis kõik kohe väljakul, et pigem on see meeskonna nimekiri on piisavalt pikk, et nii-öelda, kes on rohkem keskkonnaga harjunud, ütleme niimoodi, need pannakse alguses mängima ja teistele antakse aega ja siis see on ettevalmistusega seotud, et kui kaua sa oled olnud kas sul on sul füüsiliselt üldse võimalik mängida. Et osad mehed tulid ju alles ju päris hilja selgus, et ilmselt seal antaksegi natuke seda aega lihtsalt ja ei ole ju vaja võtta mängijat ja siis ta ära lõhkuda esimestes mängudes, et jah. Et võib-olla siin nii-öelda maikuus võib-olla näeme hoopis teistsugust Paidet juba. Nõus. Ja liiga liider 15 punktiga Levadia, halleluuja, aga kui nad enne roondis atent 3-2 võitsid napilt 3-2 Tammetat ja napilt 2-1 Vaprus, siis peale seda võitsid napilt 2-1 Nõmme Kaljut ja napilt 1-0 Narva Transi, mida ma võib-olla saate aru, kuhu ma natuke sihtida tahan. Et ei ole see asi veel ei näe väga hea, kuidagi võidud on tulnud raskelt.
et see on klaas pooltühi, pooltäis, et pooltäis vend ütleb, et 3 vursti on 3 vursti ja teine, kes on tühja klaasi mees, ütleb, et no ei ole see mängupilt üldse see, mis ta oli eelmisel aastal. Ma küsin teha küsimust Madis Kall, kas sellise kaitsega saab, kaitse on ikkagi natuke olnud mure koht, et kas sellise kaitsega saab Euroopas midagi teha? Et otsimine käib, on rauda igal pool. Jah, ütleks, et see on tõesti keeruline võib-olla Euroopa seisukohast, et ikkagi muidu neil on ju keskkaitses on olnud ka seal Peetsoni kõrval ikkagi tugevad legionärid ja nüüd ja on ju mõlemad mehed, kes seal olid, seal kõrvalt ära läinud ja oligi nädalavahetuses mängis üldse ju Lepistu, teist nädalat vist järjest Lepistu, et jah, Tammik, kes sai koondisse, oli nüüd pingil, on ju, et eks nad seal vist katsetavad, et kes ja kuidas sinna Lepistu kõrval nagu sobib, et nad legionäri on ju palju toonud, nad tõid ju ka ühe keskkaitsja Victor Sande Iboro jah, 20 jah, et kas see on siis nagu nii-öelda tulevikuprojekt ilmselt tundub, siis ma eeldasin, et ikkagi, et niisugune meest on juba piisavalt hea ja toodigi kohe Peetsoni kõrval, aga ilmselgelt siis pilt veel päris selline ei ole, et pigem jah, nii-öelda talvel ma eeldasin, et tuuakse ikkagi üks niisugune kõva keskkaitse ka, et sinna ette toodi neid mehi nagu Kamulaga ja ka jah, ütleme nii, et selles mõttes see on minu silmis võib-olla seal koosseisu planeerimise osas suurim küsimärk, et miks nad ei toonud teist niisugust võimsust keskkaitset. Jah, ütleme Euroopa mõttes kindlasti on neil probleeme, Eesti mõttes võib-olla mitte, et ja pannes brändi sinna võib-olla on just selle ülesehitusega poole pealt, et on võib-olla rohkem sellist et läbi tema sealt käib, on ju vasakujalgse brändi pealt. Aga mida ongi, et see, et need võidud viimased on ikka väga napikalt tulnud, et ei tea jah. Nemad ootavad küll muru peale minekut, ma arvan. Ilmselgelt, jah. ma parimad väravatütid Levadial. No üks on Joao Pedro, kes on löönud siis kolm väravat, aga vist 2 penaltist. Ja siis tulevad sellised mehed nagu Rasmus Peetson ja Tanel Tammik 2. Jah. Võib-olla aimad, kuhu ma selle jutuga siin lähen, et Tampeduu korralik ma ei tea, kas pettumus olnud. Ja tema vahetusmees Keero, kah suht mitte midagi. Robert Kirs pole liialt palju peale saanud. Et see tipuründaja küsimus on selles mõttes ikkagi õhus, et nagu ma ei tea, kui praegu peaks ütlema, kas Tampeduu lööb 15 äravat üles või alla, no siis hetkel on just kui see tunne, et alla jah, et ja Keero, et kas see suve lõpuks on Levadia, siis ma pigem ütleks ei. Et see mõttes kuidagi, ma ei teagi, just seda olukorda ma olen soopert lahendada seal, ma eeldan, et see Tampeduu on kõrgema palgada mängija Levadias. Jah, ei, eks nad kõik ootavad neid väravaid piki silmi, et see on selline luksprobleem küll treenerile, et sul on palju neid mängijaid. No kus ta luksprobleem on? Aga kui, ma tahaks sinna jõuda, aga kui nad keegi väravaid ei löö, siis on see pigem suur peavalu, et ongi, et kellega sa alustad, sa tahad nagu ka seda stabiilsust saada, mitte see, et iga mäng vahetan mängijat ja see ei sisenda ei mängijale ega treenerile mingit kindlust ega meeskonnalegi, et igaüks tahab sulle, et oleks vähemalt see üks mängija, kes sees ära lööb oma võimalused ja nemad tunduvad, et jah, veel alles otsivad seda. Seal võib vabalt juhtuda see, et kui seal keegi lööma ei hakka, et siis suvel kui aken lahti läheb, et siis tehakse seal korrektuurid, et ilmselgelt on ju see Euroopa on see suur eesmärk, see suvi ja kui ei ole ründajat, kes lööb, siis ma arvan, tuuakse ründaja, kes lööb. Sellises satsist sa tõesti ootad juba seal, me räägime 30-40 värava mennast. No täpselt jah, et ilma küsimata, et ilma selleta, et anname sisseelamisaega, sa lihtsalt tahad juba valmis mängijat. Et see on jah, Levadia ja Paide lähenemine on ju hoopis erinev, et kui Paide üritabki nüüd üles ehitada ja maha müüa, siis Levadia on tegelikult ju sel talvel komplekteeritud selleks, et me tahame jõuda konverentsiliiga gruppi. Täpselt. Kas see, et ma vaatan lihtsalt vana ja Raljuranna üks lemmirteooriad, et ei tasu mängijaid, kes on käinud välismaal, enam legionär, kes on välismaal ja ei tasu koju tagasi tuua. Adiri ei saa üldse mängida ja kui mängib on üsna kehv, Tampeduu. See teooria pädeb hästi, ma tahtsin öelda. Ma olen sinuga nõus, selles mõttes mina olen alati nagu väga skeptiliselt vaadanud selle peale, kui nagu tagasi tuuakse, et see
et noh, pigem tulevad tagasi need, kes väljas läbi ei löönud, noh, et paraku see nii on ja kui see nii on olnud, siis on ilmselgelt nagu raske võib-olla uuesti siin jälle jalgu alla saada, et vähemalt seni on see hooaeg seda tõestanud. Ja eks see nädal Tartus topeltvoor jälle kuulus, ei jah, sellepärast et mängud laupäeval, et jalgpalli maailm, kuule, meil on saade üle tunni. Ma ei saa, kas ma tean oma naistekoodise rändid ka kiirelt ära, kas te lubate? Lubame. Teeme küsimusvormis, Kalvet küsi, et mis ajas sind see nädal Eesti jalgpallis närvi, vaata. Eigo, mis ajas sind see nädal Eesti jalgpallis närvi? Ma käisin vaatamas Eesti naistekoondist mängis 0-0 Bulgaariaga ja ma pean ütlema, et kui seda pöördväravaid ma jõudsin sinna ülihotell ajal ja saad aru, seal oli järjekord, mitte ükski inimene aidanud, mingi välismaalased hädas peredega seal sisse saamisega, nad nikerdasid seal, mingid paarkümmend inimest läksid 10 minutit, et sinna sisse saada, pärast mitte keegi aidanud neid, seal inimesed, pered olid hädas, seal olid kõik olid hädas. Lõpetage, palun pande sinna inimesed appi või tehke pöördväravad ja ma nahutaks ka fänne, et kurat, et kõik need Eesti koondise fännid, et kui see tegelikult naistekoondist võiks ka pande jalgpallihaiglad ja asjad, pande 10 inimest kokku tehke, äge sats oli ja 0-0 ja tegelikult oli äge, et see pöördväravad ja fännid võtke end kokku. Ei, pöördväravad ei saa kokku ennast võtta. Minu aita kaasa, äkki võtavad kokku. Ja lõpuküsimus ooperile teeme siis esiliigast võib-olla midagi, ei tee midagi personaalset vahelduseks. Elva 13 punkti, Nõmme United 12 punkti, Viimsi 10, Velka 10. Eeldus oli see, et Nõmme Unitedil on täis edu. Aga ma küsin ikka sedagi, et selline meil võib-olla mõtlesime mingi, et selline kuulus mängija no Robin Kanne, et äkki on Paide põhikoosseisus eelmisel aastal. Nüüd on Viimsis. Teeme siis, kas on permanentne diil või laen ja mis ma vaatan, et on Viimsis halbkoosseisus täitsa olnud, et teile vist päris selline abiks vend, et räägi. Ei no kindlasti vana tuttav nägu ka ja kõik tunnevad teda. Palliga pool väga hea ja noh, see, mis diil Paidega on, seda ma ei oska sulle öelda. Nii palju kui mina tean, on ta ikkagi laenul, aga kindlasti temale ka hea koht näidata, saada mänguaega ja ehitada nii-öelda uuesti ennast ülesse. Kuidas see nüüd juhtus, et ütleme nii, et Elva on liider, mitte näiteks Flora U21 või Viimsi või Unitediga. Kas Elva, me võime Elva kas on lihtsalt jopanud mängudega või siin me räägimegi sellest, et Elva meistriliigasse? Ei, eks neil on ka omad eesmärgid ja selline päris selline agressiivne meeskond oli ja vägagi väravale orienteeritud, et me jäime ka nende vastu kohe kiirelt 3-0 taha esimesel pool ajal, et tulime, ronisime õnneks välja ja lõpp oli 3-3. Et noh, ütleme, et vara on veel midagi rääkida, et alles viis mängu mängitud, 4-5, jah. Ei, kõik on paika ära panna. Täpselt, et aga tabelis ei valeta, Elva on esimene, ütleme siis nii, väga ümmargune vastus. Aga mis seal on, et võitsite 1-0, eks ole, ei 3-1 võitsite nüüd FC Tallinnat ja 322 pealtvaatajat. No võt, ja ma enne tahtsin, kui sa hakkasid pealtvaatajatest rääkima, et meil reedel oli ikkagi päris palju neid pealtvaatajaid või toetajaid. Kuidas te sinna 322 kohale saite? See number, mis tegi silmad ette igale meistriliiga mängule. Ja meil Erle teeb seal kõvat tööd, et möllab ja võitleb ja et saada rahvast publikut sinna staadionile. See on number, mis teeb silmad ette. Et see kogukanna värk on ikka väga tore seal. See on selline, nagu on enam-vähem meistriliigas on Viimsi Kossusatsile, et seal vist seda spordihuvilist vist Viimsis on, et on. Rahvast on ka? Jah. Et tulevad ja jõuad. Palju sul Viimsis seda rahvast? Isegi ei tea. Aha, see on ka huvitav, see, et viimane asi, siis me näeme nii kõigist üle, see, et Trans mängis 150 inimest, samal oli saali jalgpalli, see meistriliiga mäng 500. Saali jalgpalli ongi seal hästi popp, see on nagu, nii on lihtsalt. Mis kurat, miks? Ma ei tea, miks, aga nii on. Okei, tõmbame sellega saate kokku. Näed, Talvet, sinu ülesanne on see, et sa pead
Egot kontrolli ajal rohkem hoidma, et saate te tuleks minut 10. Piitsavõtt. Näed, sai ka mikroraart, sai full, loodame, et see saade ikka salvestus, et kui see saade salvestus, siis veelge nägemist ja kuulmiseni ja siis teeb krõll ja siis olge, Kalvet Sarja, ole siis 10 sekundit vart. Ütle nägemist. Nägemist. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.